Tere sõbrad ja sõbraksid, issand, et mulle on antud täna sõna, ma loodan, et jalad väga värisema ei hakka, et ma saan ikka. Tähendab, ma tahan, kuna ma olen pärit väga suurest perest, siis kokkuvõtlikult tahan rääkida meie usule tulemisest, et ma kõigepealt tahan väga tänada oma palvetavat tema, mu kallist palvet, meie mamma. Lastena, mamma palveta, oli eksam või mis tahes asi. Ja milline õnnistus see on, kui sul on peres ikka pöörduda. Sina palveta mu eest. Et ja meid 6 last, et enne mind oli 3 õde. Ja siis peale mind sündisid kaksikud. Nagu me ikka hüüdsime neid poisid, 2 poissi, et arvame nimepidi neid kutsusime, ikka poisid jälle. Ja siin, kui nüüd siin vahe palaks, et kui juba vanemad oleme olnud, siis õel tuli, õemaja on vastas isamajale vastas ja siis tema lapselaps tuli oma abikaasaga ja õde küsib, ei tea, kas poisid olid õues? Ei, ma poisse ei näinud, ma nägin, mingid taadid olid küll. Ikka poisid, aga kahjuks nüüd on üks läinud igavikku. Aga siis meie mamma käis ikka Oleviste kirikus ja teda nähti ikka nutmas seal Oleviste pinkide vahel. Ja pastor läks talle ligi, miks sa nutad? Mul 6 last ja mitte üks ei ole tulnud usule, mitte üks. Aga vähemalt me ikka teadsime ütelda, et palveta meie eest. Aga nagu mamma lahkus igavikku, peale seda kõik me 6 tulime usule. Mingite vahedega, et ma julgustan eest palvetama, ka siis, et inimene ise ei näe oma neid palve vastuseid. Ja mulle läks väga südamesse, et lugesin seda palve tähtsust, jalad värisevad juba. Ma tahan lugeda korra ühe sõnaga, see on ilmutuse 8. No tähendab see lühidalt ma loen. Ilmutuse 8:2 ja ma nägin 7 inglit, kes seisid Jumala ees ja neile anti 7 pasunat. Ja teine ingel tuli ja astus altari äärde, kuld suitsutusastja käes ja talle anti palju suitsutusrohte, et neid lisaks kõigi pühade palvetele kuldartaril. Et kuivõrd oluline see on meil teada, kuivõrd auväärne on siiski see, et ja talle anti palju suitsutusrohte ja neid lisaks kõigi pühade palvetele kuldaltaril, mis oli aujärje ees ja suitsutusrohtude suits koos pühade palvetega tõuslis ingli käest Jumala ette. Et see on minu meelest palvete kohta ikka väga, väga tähtis teada. Et see on muidugi, siin on palju muud ka, millest me peame aru saama. Aga see on nagu selle palve kohta. Ja minu mamma palve oli ikka, et too mu lapsed ikka armastusega, mitte vitsaga. Aga teatud juhtudel on ikka vaja ikka vitsa ka. ikka ei pääse ka sellest. On ju nii. Et ja ma tahan öelda, et
kuivõrd rasketest oludest oleme välja tulnud suure perena. Et kui palju on raskeid autoavariisid täitsa katuse peal olnud ja libeda jää ja karaavi põhja ja mu oma tütar ja tütre poeg ja ükski neist ilma kriimuta on pääsenud. Et väga rasketest ja üks poistest nii-öelda sõidutas Eesti gaasis vedelgaasiga ühesõnaga mitu korda ka sellega, küll oli see tuleoht ja ümber kukkus ja mis see kõik oleks nüüd tuua. Ja siis me ikka saame kokku ja siis mõtlen, ei siin ikka meie mamma palve oli ikka ees, et midagi ei ole teha. Ja siis esimese peale ema lahkumist nagu naabrimees tapeti. 90. algus oli karm aeg, palju oli seda raskeid kuritegusi. Ja mu õekene vaatab akna, aga mis minust siis saab? Kes see minu eest siis palvetab? Hakkas otsima ühte ja teise ja lõpuks olevistes. Ja seal ta nutis siis pinkide vahel, et issand too kõik mu lapsed usume. Ja ta vaeneke ise ei näinudki, aga tänu Jumalale, milline see õnnistus ikkagi on, see palvetav ema. Aga muidugi isad ka. Ja isad, vanaisad, emad, vanaemad. Et ärgem väsige. Et see on minu sõnum, aga ma ütlen minu endal ja siis, aga minu õde oli väga tõsiselt, nii et me lõpuks tüdinesime minust 10 aastat vanem õde. Järsku ükskord kutsub meid kõiki kokku, tulge minu juurde. Läksime temaga juurde. Ma sain mammalt kirja, taevast oli tulnud alla, tulge lapsed. Ja nüüd kõik põlvili, aga see oli meile väga ränk. Hakkasime hoidma eemale oma vanematest õdedest, mis tähendab põlvi. Siis ikka kiriku, mis sa siin jalutad, lähme kiriku. aga ei ta on seda ka ühes nagu palun andeks, et võib-olla me ikka nii karmilt ei tohiks käratada. Aga no olgu see, ta on väga kallis õde mulle ja kui palju. Ja nüüd tema palvetab minu eest väga suurte ja raskete asjade eest. Nii et need eestpalvet, ehkem eestpalvet ja kõigi eest. Amen.